on the highway, me and myself. Gonna do things my way, never back down, I don't need no help. Switch like a free throw, breaking out the beast mode. Walking with the Pico, when it goes down, I'm up, no cheat codes, yeah. Ja sõbrad, tere tulemast Tartusse, mul on oma elamuste rännakutega jõudnud just Emajõe linna ja ma naudin suve ja elamusi kaherattalise seljas. Nii mõnigi mõtleb, et Jaanus, aga sul pole ju mootorrattalube. Kas ma rikun praegu karjuvalt seadust? Ei riku seadust, see on elektriline mopeed ja sellega sõitmiseks ei pea olema lube, isegi mitte minul. Kuidas see küll võimalik on? See näeb välja nagu ju mootorratas, aga nii see on, sõbrad. Kohe räägin lähemalt, mis aparaadiga tegemist on. Marek, millega ma nüüd siis linna peal sõitmas käisin? Ülimõnus aparaat. No see on mootorratta kujuline mopeed, et liikluses küll mõeldud kuni 45 km tunnis, ehk siis kuna sa ei ole 3 aasta jooksul endale mootorrattalube veel ära teinud, ei ole, jah. Siis piinlik head vaata, et nii see on, aga tõesti seda mul ei ole, aga see ei tähenda, et ma ei saaks sama naudingut, on ju? Jaa, just, eriti vaata selliste ilmadega nagu täna on ja nagu suvi üldse, et on ju palju mugavam tuulutada ringi siukse mopeediga või siukse mootorratta sarnase asjaga. Super sokka, selles mõttes, et ma olen varasemalt ka sõitnud ju sellega, aga siis nad olidki, ütleme, nagu siin kõrval, ütleme, sellised peenemad, kergemad, väiksemad, aga nad lähevad ikka tõesti sinna mootorratta kuju suunas juba. Ja sellel on ka tegelikult praktiline teema, et miks see kere suuremaks läheb, sest siis võimaldab suuremaid akupankasid kaasa võtta. Okay. Et sellele ka, et kui originaalis ostad, siis on nagu üks aku sees, aga tal on teise aku koht, pluss siis on veel kiirlaadija. Kõik saad kaasa endale võtta ja kui saavad akud tühjaks, saad kuskil kohvikus väikse kohvi teha ja akusid laadida kas või, sest ega see aku laadimine 220 voldise tavalise pistiku pealt niisugune suht hoomamatu number, et see on ta seal euro piiris või võib-olla natukene alla, et ehk siis praegu, kui vaadates kütusehindasid, igati mõistlik asi soetada on elektrikast. Absoluutselt. Selles mõttes, et lihtne on laadida, lihtne on põhimõtteliselt elektrimopeedid, kui sellised on ju praktiliselt hooldusvabad, et siin midagi hooldada peale veermiku ei ole. Veermiku hooldus kord aastas, vaadatakse pidurid üle, rehvirõhud, asjad üle. Ja ega siin rohkem midagi teha ei ole. Palju ma nüüd sõita saan ühe laadimisega siis? Linna tingimustes saab natuke rohkem, maantee tingimustes natukene vähem, et point on selles, et sa sõidad linnas siukene, ütleme 30-40 kilomeetrit tunnis, sa sõidad rahulikumalt, on ju. Kui sa sõidad nüüd maantee tingimustes, siis sa sõidad ju põhimõtteliselt kogu aeg punn põhjas, on ju. Maantee tingimustes seal 65-70 kilomeetrit ikka saab ära sõita. Linna tingimustes veidi isegi rohkem. Väga mõnus. See on ühe akuga. Väga mõnus. Kellel on nagu distantsi rohkem, ostab ühe aku endale juurde, ta on 2 akut siia süsteemi ja kilometraaž on 2-kordne. Õnneks on ikka osadel inimestel olemas ka motikaloed ja mis nende jaoks uudist? Ma saan aru siin CF Moto stand õige koht. Jaa, et meil on mudelivalik see aasta väga kõvasti suurenenud. Mudelid on läinud targemaks. Ehk siis tänapäeva mudelitele vastavalt on, et kui meil oli ennem oli innovatiivsus see, et on ABS pidur ja on LED-tuled, on ju, mis on väga olulised turvalisusele, siis nüüd on mootorratastele lisaks tulnud peale ka siuksed T-boksid, mis tähendab, et tal on siis GPS-valve ja sa saad mobiiltelefonist näiteks vaadata endal kus sa sõitnud oled või siis kus sul mootorratas parasjagu asub või ka panna läbi mobiiltelefoni siis endale mingi aadress on ju, mida hakkab siis kuvama mootorratta display peal ja siis ühesõnaga GPS kõik asjad saab sellega sõita. Siukest tarkust on nagu juurde tekkinud ja muidugi püsikiirus hoidja on ju, tänapäeva automaailmas täiesti loomulik asi, mootorratta maailmas veidikene veel ebaloomulik asi, aga ülimugav, et eriti kui sa sõidad kuskil pundis on ju ja lased omal parema käe rippuma, siis teised kuskil tagavad, kuidas ta sõidab. Ja, aga kohe tekib küsimus praegu niimoodi, et hea vinge küll, aga kas need on kohe ka saada? Meil on valik rattaid koha peal olemas niimoodi, et võib-olla isegi ei pea väga kaua ootama. Et selles mõttes, et mingid teatud mudelid meil on kohe letist võtta, saab kohe hakata, mingid mudelid, mis on nagu ülipopulaarseks osutunud sellel aastal, et kui me arvestasime, et näiteks
800 seda matkaratast, et müüme terve hooaja peale 25 ratast on ju Eesti ja Läti, siis tegelikult me müüsime aprillis esimesed 27 ratast ära ja meil mais ei olnudki midagi anda, et nüüd tuleb ports juurde ja saame jälle anda, aga jah, see mootorratta teema on Eestis väga populaarne ja ongi kahtepidi, et on need, kes on siis päris mootorratturid, kes sõidavad siis, kellel on juhtimisõigused olemas ja siis on mopeedid on ju, mopeed on niisugune loogiline teema, et esiteks on elektrimopeed siis, et see on see kütuse teema, mis on täna väga aktuaalne. Tõsi. Ja teine on see, et see mopeed on muutunud ju plärinavabaks, ta ei mürise, ta ei haise bensiini järgi, ta vajutad nuppu, kui sul raku täis, lihtsalt sõidab, on ju, et sul ei ole seda, et 50-50, et kas ta nüüd homme mul käima läheb või ei lähe, on ju. Aga ATV-dega, kas neid kõike läheb praegusel ajal või kuidas on? Eesti on ATV-riik ikka, see on ikka jätkuvalt teema. Kui nüüd sellest kärtspunasest rääkida, see on tegelikult väga hea valik. Kõige populaarsem ATV, ütleme, võimsusklass, kuigi kõik arvavad, et kõige mida võimsam, seda vägevam, siis tegelikult ostusoorituse järgi kõige populaarsem on 500 kuubikuline. Eks seal on hinna ja see suhe ka, aga meil on nagu see põhimõtteliselt see punane ratas, see on paar nädalat meil siin müügisalongis olnud, alustame müüki tegelikult alles juulist, sest esimene partii, mis tuli, see läks ühele rendifirmale, põhimõtteliselt andsime lihtsalt üle ära ja vabasse müüki neid ei jäänud, aga nüüd juuli alguses kohe on meil vabamüügis need uued olemas. Mis tal nagu muutus on ju selle vanaga, ikka tuleb natukene tulekuju on teine ja see on teine või mingid pisiasid, aga tegelikult see on täiesti uue põlvkonna ATV. Ta on hästi väikse pöörderaadiusega, hästi mugav on teda käsitleda, tal on pehmem vedrustus, pehmem iste, ütleme, et vanakooli miinused on siin kõik plussideks tehtud, et see on tõesti väga mugav sõita. Marek oli taaskord rõõm, sinu aparaatidega alati puhas lust sõita ja teiegi siis Motohobi Tartu Külje ootab. Tulge läbi, olgu need siis elektrimopeedid, päris õiged tsiklid või ATV-d. Jah, või lisavarustust, kiivrit, mis iganes.